Ma olen täna külas Peeter Liivil, mees, kes ei vaja pikemat tutvustamist, kelle vaimutööd saab lugeda sotsiaalmeedias ja mõttetalgute ja mõttekodade gruppides, mida Peeter on siin loonud. Selleks, et tuua rohkem teadlikkust ja vaimsust inimeste sekka, kes on valmis kaasa mõtlema ja arutama meie ühiskonna arengu üle ja kuhu me oleme teel. Kui kaua sina, Peeter, oled selle valdkonna vastu huvi tundnud? Millal sina hakkasid vaimsete teemade vastu huvi tundma? Peaaegu täpselt 50 aastat tagasi. 50 aastat. Ja. Et sina olid üks nendest pioneeridest, kes neid salajasi jooga ja tantra õpikuid prindituna kuskil ette luges ja kaasa. Meil oli isegi oma raamatukogu oli koopiatest. Mis aasta see oli? See oli juba 80ndate algupoole või isegi keskel, jah. Ja teatud praktikad on jäänud sinuga kaasa kogu eluks? Ei ole, praktikad on muutunud pidevalt. Algul sai tehtud nii, nagu neid pakuti, aga hiljem hakkasin juba ise looma enda järgi, nagu ma mäletan, oli siis Väe ja mõnu võimlus, näiteks see sündis kuskil, ma ei tea, 2008. Siis see oli dünaamilised harjutused, ma leidsin. No praegu on kerge leida, eks ole. On hästi palju, on biohackingu all ja kõik kohad on medium klipid ja tai chi'd ja qig'un ja kõik variante täis, aga siis tollal ei olnud, siis ma otsisin igalt poolt lõunast ja idast ja läänest ja põhjast ja selliseid mõnusamaid harjutusi. Ja siis ma tegin Sparta klubis kuskil 7 aastat eakatele, sihukest pehmemat stiili ja ka eraldi siin-seal. Ja aga nüüd ma olen jõudnud siis mingi aasta juba võib-olla in-joogani, mida ma olen ka siis täiustanud ja täiendanud ja rikastanud ja rikastanud ka prana hingamistega. Ja üks komponent, mis tuli juurde, oli siis Joe Dispenza praktikat, tema üleloomulikkuse saavutamise raamatust nii-öelda. Tšakra meditatsioonid või tšakrate õnnistamised, nagu ta ütleb. Ees otsas siis südame tšakraga, mis võib-olla kõige kiiremini. Alumised 2 ja süda nad kõige kiiremini avanevad. Mis tähendab avanevad, see tähendab, lähevad lihtsalt selliseks nagu magusaks, orgastiliseks. Kuidas on see sinu nii-öelda vaimset ja füüsilist tervist toetanud selline viis? Ma arvan küll, füüsiline tervis on mul hea, kuigi ma nooruses tegin üle trenni kõvasti ja millel olid ka tagajärjed, aga ma toibusin sellest kuskil, ma ei tea, Vene sõjaväe ajaks või. Ja edasi on nagu juba tunde järgi teinud. Ei olnud sellist, tollal siuke ma olin hästi andekas ka, minust taheti teha mingit seal maailma mingit, ma ei tea, teist Toomas Leiust või keda, ma ise tegin kõvasti trenni, et tennist mängisin ja pingutasin üle. 4.-5. klassis, jah. Tegid liiga pikalt või tulid traumad või mis siis juhtus? Ei, tegin liiga palju, ma tegin, lisaks sellele ma tegin veel muud üldfüüsilist mitmes trennis umbes ja omaette, ma ei tea, 7-8 tundi päevas trenni, Oi. See oli täitsa hullumeelsus. Ja mind ei osatud nagu tagasi ka hoida eriti ja lõpuks ise väsisid ära ja vajusid ära ja jäid kuidagi kängu ja mingid haigused tulid ja niimoodi. Ma ei tea, palju sinna elujõust nagu läks, kui taoismi järgi on kindel ports elujõudu, mis me vanematelt saame, et suur osa võis ka sinna minna, mis mõjutab eluiga. Millist sellist igapäevast harjutust või treeningut sa meestele soovitad, mida kindlasti peaks iga mees tegema noorest peale? No miks ma soovitan in-joogat, sest need harjutused saab välja valida, need on niivõrd mõnusad, et sa lihtsalt tahad neid teha, et sa ei pea ennast sundima. Sa ei pea pähe võtma, et nüüd selleks, et terve olla või kaalust alla võtta. Teine asi,
kui me teeme yin-joogat, siis me tahame hakata tegema ka väga jangharjutusi, kätekõverdusi, kükke ja muid siukseid. Et siis ta ei ole siuke nüri ja mehaaniline värk, et siis ta on nagu hästi nagu asja eest. Nii et tähtis on leida jah, mingi nauding liikumisest, sellised harjutused, et me iga päev tahame teha ja noh, siis see nauding võib veel süveneda, ütleme yin-jooga puhul, mis on ikkagi energeetiline jooga, eks ole, minu jaoks, siis loomulikult need energiat peenenevad ja võimenduvad ja nende valitsemine kasvab ja kõik see. Ja muidugi loovus. Vaata, kui energiat lähevad alt üles, eks ole, noh, kõige all on seksuaalenergia põhiliselt, ütleme sellest põhienergiast suur osa taoismi järgi ja siis muutud ka vitaalsemaks, sest ta iseenesest muundub peenemaks energiaks, praanaks nii-öelda. Ja praana omakorda muundub siis vaimseks energiaks, mis on siis loovus, teadlikkus, taiplikkus. Inspiratsioon, jah. Ja mul ongi olnud niimoodi, et ma ei tea, viimased aasta või pool aastat mul tundub, et ma lähen nagu kanalisse pidevalt. Ja sealt tuleb nagu hommikuti. Mõnikord ka muul ajal. Ja siis ongi siuke grafomaania, et selleks ongi siis Facebook, kus sa saad ennast väljendada. Ja minu kirjutused on ka alati natukene provokatiivsed. Ma tahan nagu ässitada või ärritada inimesi nagu vastama. Diskussioonile. Ja vastajaid on küllalt palju ikkagi, kommentaare ja ma isegi mõtlesin, et teeks mingi tänukirja nendele nagu, kes nüüd aja jooksul nüüd kaasa mõtled, neid on mingi 10-20 inimest tekkinud minu gruppides. Tead, mis ma soovitan sul teha? Küsi nende postiaadressit ja saada neile tänukirjad posti teel. Ahah, hea mõte. Mina vahepeal teen niimoodi. Et suhtlen inimestega posti teel, see on väga huvitav suhtlemise viis, mis tekitab hoopis teist laadi reaktsioon. Ja, just. Aitäh, väga hea idee. Lisaks vaimsele enesearengule ja inspiratsioonile, mis läbi sinu voolab, oled sa ka kirglik geopoliitika huviline? Ja praegu aeg on läinud niivõrd põnevaks, rängalt põnevaks paljude jaoks ja et seda aega ei tasu nagu maha magada. Et see muidu see maine info ja see elu on nagu ta on, eks ole, et noh, ikka sisemised asjad on nagu olulisemad, aga nüüd on nagu väliselt läinud niivõrd põnevaks lihtsalt jah, see, ma ei tea, dopamiin või mis seal on, eks ole. Ja siis hakkadki süüvima ja siis leiadki neid allikaid järjest sügavamaid ja professionaalsemaid ja kuidagi terviklikumaid ja siis tundub, et mingi nagu siuke sügavam pilt on tekkinud. Samal ajal kui ülejäänud ühiskond on suures segaduses, mis siis nagu muidugi see on ka kõik tinglik, sest ega me kõigeni ikkagi jõua, osa asjad on ikka väga varjatud ja väga salajased, eks ole. Aga üht-teist jah, nagu sellist terviklikumat tuleb ka välja, see on väga põnev. Aga osa infost on kirjutatud nagu ridade vahele, et see tõde on tegelikult leitav, aga ta on niimoodi võib-olla pakitud, et sa pead oskama lugeda ka ridade vahelt. Võimalik, ma osa podcasterite puhul muidugi tajun, et mida nad nagu ütlemata jätavad ja mida nad natukene nagu vihjavad korraks, ja mida mõned teised jälle täiega panevad, eks ole, letti ja nii edasi, et see on jah. Missugustes keeleruumides sina seda infot ammutad ja viibid? Ta on kas siis tõlgitud vene keelde, ütleme inglise keeles tavaliselt, või siis ta ongi venekeelne. Et Venes on väga huvitavad ekspert, majandusteadlasi ja geopoliitikuid ja geostrateegia ja selliseid. Et kuna vene keel on, inglise keel on mul vilets, siis on jäänud jah, see variant. Kas sinu arvates ei ole vene allikad kuidagimoodi kallutatud näiteks? Ikka on ja selle märkab üsna ruttu ära, mis osas ta on kallutatud ja mis osas ta on lihtsalt teaduslik siuke.
eks muidugi, igalühel on seal oma mingi patriotism ja oma kriitikameel ja nii edasi, et mitte ainult kallutatud, vaid ka kriitiline. Ja mitmed nendest inimestest ei ole noh, ametlikult tunnustatud, nende ideid ei kasutata, ei rakendata. Ja nende arvates asi läheb hoopis vastassuunas sellele, mis ta võiks minna nende mudelite järgi. Nii et jah. Mis suunas ta võiks minna? Mida sa selle all silmas pead? No võib-olla see on nüüd liiga keeruline, aga ütleme niimoodi, et lihtsamalt öeldes, et on alanud selline terav konkurents siis töösturite ja pankurite vahel, tööstuskapitali ja finantskapitali vahel. Noh, mõlemad on ka sellised suht ülemaailmsed juba, eks ole, kui me räägime suurematest ettevõtetest. Ja finantskapital on lihtsalt vallutanud, ta on palju tulusam, eks ole, toob kiiremini sisse, rohkem sisse. Ja juba 70-ndatel ikkagi finantskapitali maht ületas tööstuskapitali mahu. Ja huvitav on see, et näiteks USA, noh, kes on praegu põhietleja nii-öelda tribüünil, väidetamisi Bretton Woodsi leping vist oli 47. aastal, kus USA dollar kuulutati maailma valuutaks, reservvaluutaks, eks ole. Ja tollal USA andis 50% maailma tööstustoodangust umbes. Ja nüüd ta annab kuskil 14-15%. Ja ajalugu on näidanud, et see finantskapital nagu kuidagi tõmbab nagu paljud riigid tööstusest tühjaks lihtsalt. Nii väiksemad riigid, keskmised riigid, kui ka isegi suured riigid ja kui algas globaliseerumine, siis kuhu tööstus läks, eks ole, ta läks arengumaadesse, kus oli odav tööjõud. Täpselt. Või nüüd siis tuuakse odavat tööjõudu sisse, eks ole. Ka õige. Ja see on ka kuidagi kahjulikult, loomulikult kahjulikult mõjunud, kui kapital läheb ära, kui ikka, ma ei tea, Soome Nokia läheb või läks minema, eks ole, siis oli suur pauk. Ja samuti ka sealsamas Ameerikas, aga kus siis kadusid heaolu ühiskonnad. See oli huvitav periood, oli läänes 60-ndad, 70-ndad ja 80-ndad. 80-ndate lõpus algas globaliseerumine, see äraminek ja kõik see. Ja väga tugev keskklass oli, eks ole. Väga suured perspektiivid, väga suur sotsiaalne optimism oli. Ja muidugi majanduslik, poliitiline finantseliit seda märkas ja hakkas seda nagu pidurdama juba 60-ndatel. Hakkas nivelleerima haridust, hakkas hoidma kinni tööstusarengut. Isegi mingid kunstižanrid muutusid. Ma siin praegu toetun suuresti ühele oma lemmikule, on üks ajaloolane ja geopoliitik on siis Andrei Fursov Venemaal. Et ma olen teda avastasin vist paar aastat tagasi, vahepeal oli nagu suur paus ja nüüd ma jälle väga suure huviga. Ja ta on tõesti uurinud maailma ajalugu ta tunneb väga hästi ka Vene ja Nõukogude Liidu ajalugu ja sellest on tal palju asju, aga ka maailma ajalugu ja tema puhul on huvitav, et ta tundub üsna kodus olevat ka maailma erinevate eliitide vahekordades. Et millised võimud, millised mõjusfäärid ja millistel aegadel ja et see on ka ääretult huvitav olnud minu jaoks. Palju huvitavam kui mitmete teiste autorite puhul, kellel ei ole, tundub, et ei ole sellist nii laia tausta ja nii sügavat tausta isegi. Et rohkem käib nagu kobamisi ja reaktsioonina. Ja kes nüüd jälle, eks ole, siin kellele ära pani, eks ole, ja niimoodi. Et tegelikult, kui me räägime mingist süvariigist või varjatud jõus, siis see hakkas tekkima väidetamisi koos kapitalismiga. Ja näiteks need samad Medicite pankurite dünastia seal Itaalias kuskil 15 sajand vist, 15-16 sajand. Nemad lõid nagu Euroopa sellise esimese varivõimu, kõrvuti kuningavõimu ja ma ei tea, mingite maaomanike, teiste seal grafide ja vürstide ja nad olid väga, väga mõjukad, mitte ainult Itaalias, vaid mingi aeg ka laiemalt.
nii et koos kapitali nii-öelda kuhjumise algusega iseenesest tekkis ka mingisugune varjatud taust või liin või sihuke. Ja täiesti eneslikult niimoodi. Kes neist praegu seda maailma sündmuste käiku juhib sinu arvates? Mis jõud praegu suunavad neid vektoreid näiteks sellise konflikti suunas ja reformide ja ka koguni selliste revolutsioonide poole? Fursov on sellest võib-olla kõige rohkem rääkinud ja ega tema ka täpselt ei tea, ta on rääkinud, noh, ütleme seal 50, 100 või 200 perekonnast, dünastiast, kes on siis läbi aegade oma võimu säilitanud. No hea näide on Rothschildid. Rothschildid on siis, nad esindavad tegelikult kuskil, noh, võib-olla 15 sellist peredünastiat, et nad on nagu sellised nähtav osa või selline management. Ja nemad siis ongi nagu need varjatud maailma valitsejad ja siis on siis järgmised tasandid, mis on, ta kunagi ütles, et on peremehed, on peremeest abilised ja on abiliste, ma ei tea, assistendid, vist oli selline hierarhia. Ja siis ta ütles näiteks, et Henry Kissinger, kes oli ju Ameerika, noh, koos Brzezinskiga oli Ameerika ju geopoliitika isa, eks ole, et tema sai lõpuks selleks assistendiks. Ei, see oli niimoodi, et peremehed, esindajad ja esindajate abilised, jah, Kissinger sai selle 3. taseme siis. Noh, meie teada väga suur kuju, eks ole, väga strateegiline inimene, aga ta oli 2 aastat allpool, eks ole, näiteks. Et ja ma ei oska muud midagi nagu muid variante ma ei ole nagu eriti kohanud, et ikkagi mingisugune jah, ta on jäänud siis mingist vanadest aegadest juba, noh, kui me räägime, ütleme eraldi Suurbritannia ja kontinentaalsest aristokraatiast, eks ole, kontinendi puhul me nimetame siis noh, kontinentaalne must aristokraatia, selles mõttes must, et ta omab maid, noh, juba feodaalajast ja varasemast. Tal on väga suured maavaldused, eks ole, ja väga suur võim sellest tulenevalt ikkagi. Ja kuidas nad omakorda seal jagunevad, eks ole, niimoodi. Ja huvitav on just see, et minu jaoks see Suurbritannia ja USA nagu vastuolu alates juba 19. sajandi alguses seal hiljemalt. No muidugi alates sealt juba, kus üldse Ameerika avastati ja kus seda hakati koloniseerima, aga aga kui me vaatleme seda, ütleme natukene lokaalsemalt, et kes ütleme tavainimese jaoks, kes juhib meie riiki näiteks? Et milline eliit juhib meie riiki? Jah, kust tulevad need korraldused ja need suunad, mis antud hetkel meie nii-öelda poliitikat ja kultuuri ja majandust suunavad? Nendel andmetel, mida ma olen kuidagi leidnud olevat huvitavad ja mingil määral loogilised, maailmal on, noh, me räägime polüpolaarsest maailmast, et seni on olnud monopolaarne, eks ole, ja ütleme, see maailmaeliit mängis nagu selle peale, nii kaua kui mängida andis, et loodi see globaalne maailm eesotsas Ameerika Ühendriikidega. Hiina oli ju mingi, ma ei tea, koloonia või poolkoloonia, mida kasutati lihtsalt mingi ka, noh, ja siis äkki, noh, sealt varjus siis äkki, noh, tuli mingi täiesti must luik või niimoodi, keda ei saa enam kuskile nagu toppida. Ja on 2 mudelit mulle teadaolevalt, mida ka need podcasterid rõhutavad. Üks on siis makromajandustsoonide mudel. Et kui tekib polüpolaarne maailm, siis tekivad erinevad makromajandustsoonid, mis võiks olla vähemalt, noh, tarbijate arv kuskil 500 miljonit, 350 kuni 500 miljonit. Ja nüüd, kui see mudel nüüd läheb käiku, see on üks reaalsemaid ja minu meelest ka siis see Trumpi mudel läheb täpselt selles suunas, siis need saab olema kuskil, noh, 5-6.
ütleme siis niimoodi, Ameerika, kas siis ainult Põhja-Ameerika, kus muidugi jääb alla 500, eks ole, või õnnestub sinna ka Lõuna-Ameerika tõmmata, mis on samal ajal nagu noh, osa riigid on BRICS-is, eks ole, sees. Teiseks siis Hiina, külluslik oma tsoon, kuigi seal võivad tekkida suured vastuolud, eks ole, ranniku ja sisemaa ja Põhja- ja Lõuna-Hiina vahel, mille peale ka noh, Ameerika on mänginud läbi ajaloo, et tekitada sellist lõhenemist. Ja siis on India loomulikult eraldi. Noh, Hiina juurde võivad ka tulla seal Indo-Hiina riigid ja Indoneesia ja need, eks ole, Kagu-Aasia. Ja siis on Euraasia tsoon, keskmes siis Venega. Et kas see nüüd suudab hõlvata ka Ida-Euroopa maid ja Kesk-Aasiat näiteks, endisi piirkondi. Ja siis on Inglismaa, Suurbritannia, noh, alates 1707, kui liideti Šotimaa, siis Inglismaast sai Suurbritannia. Ja Inglismaal on probleeme, sest tema valdkond oli väidetamisi Lähis-Ida, aga seal on nagu ära hakanud vajuma. Nüüd tal on huvi oma siis tsoone laiendada. Ja need huvid ongi Ida-Euroopa, Kesk-Aasia ja Taga-Kaukaasia. No, väidetamisi Kasahhias on neil juba väga tugev kant kinnitatud. Ja samal ajal need on ka noh, vastuolu Venega kogu aeg, eks ole, et need on ju need samad strateegilised alad. Ja meie tundub, et olemegi nüüd, kus USA langeb nagu ära, et me olemegi nagu Inglise mõjusfääris, Suurbritannia mõjusfääris. Me oleme osa sellest Ida-Euroopast. Kas meie maad, see Baltikum võib osutuda ka selliseks kauplemise vahendiks, mille üle tehakse tehinguid, nagu tehti siin 100 aastat tagasi? Võimalik. Aga millest Inglismaa näib olevat eluliselt huvitatud, see on Venemaa nõrgestamine sõja abil. Ja Ukraina sõda muidugi aitab sellele kaasa. Ja kui meilt siin tahetakse sõda, eks ole, alustada või seal Rumeenia kaudu või veel kuskilt kaudu, et see võib olla kõik Inglismaa huvid. Et mitte mingil juhul lasta tekkida mingisugusel, aga samal ajal me näeme, et Trumpi mudel, mis on hoopis teine mudel, eks ole, on huvitatud just nimelt. No, Simon Tšipis, kes on siis politoloogia mingi doktor seal Iisraelis, tema ütleb, et on rahueliidid ja on sõjaeliidid. Ühed, kes teenivad rahu pealt rohkem, kellel on arenenud tööstus, no Hiina ja USA antud juhul, eks ole, ja miks mitte ka Euroopa Liit, kui ta suudab ennast kuidagi taastada. Sest Inglismaa ja USA on kogu aeg tahtnud nõrgestada Euroopa Liitu kui konkurenti, kui industriaalset tsooni. Et need 3 suurt industriaalset tsooni, teised on kõik madalamal. Vene ei ole industriaalne tsoon, ta jääb alla sellele. Ja eks näis, kuidas see nüüd läheb. Ilmselt ka noh, Euroopa Liit, mis on ka kuidagi ära vajunud, noh, ongi jäänud, eks ole, Prantsusmaa ja Furso toob väga huvitava antropoloogilise sellise nagu hinnangu, et kui pagulased moodustavad vähemalt 15% elanikkonnast ja kui suurem osa on neist alla 40 aasta, siis see tagasipöördumise punkt on läbitud, et seda ei saa enam taastada. Kui need pagulased on näiteks islamiusku, religioosselt ütleme islamimaadest, siis nendest riikidest saavad islamiriigid varem vilja. Ja milleks seda vaja on? Miks oli vaja islamit Euroopasse sisse? Selleks, et nõrgestada Euroopat kui minu arvates siis industriaalset konkurenti. Killustada, sest et ta ütleb väga huvitavalt, et no öeldakse, et Hiinas saab järgmine hegemoon. Aga selleks, et saada maailma hegemooniks, nagu USA vahepeal oli, selleks peab olema ka vastava kultuur ja vastav keel. Hiina keel ei ole see keel, mida maailm hakkab õppima ja kasutama, eks ole. Ja Hiina kultuur on läänele hoopis teist, noh, see on mingi teine maailm täiesti.
et seda vähemalt lääne osas ei saa kuidagi, et aga USA-l oli need mõlemad olemas. Läänelik kultuur, eks ole, või Inglismaal, Inglise impeeriumi ajal ja inglise keel. aga mis on sinu arvates Venemaa huvi antud seisu poliitilises olukorras praegu ja pikemas perspektiivis? Venemaa huvi selle makrotsoonide teooria järgi on siis Euraasia makromajandustsoon, mida suurem, seda parem. Ja praegu Venemaa me näeme, et ta on nagu liidus, eks ole, Hiinaga. Samas on need väga erinevad kultuurid, see liit ei pruugi olla üldse püsiv. See võib olla lihtsalt ajutine välispoliitiline, geopoliitiline liit, eks ole. Nii nagu Ameerika Ühendriikidel kui taastuval tööstusriigil oleks ju loomulik, et tema liitlaseks oleks Euroopa, mis taastab oma tööstusliku potentsiaali, sest see on kultuuriliselt, keeleliselt hästi lähedane. Vastukaaluks siis Venemaale ja Hiinale, mis omavahel on jällegi väga võõrad, eks ole ju. Aga nad on ikkagi ida. Et see praegu on niipidi jah, see asi. Kas Venemaal on huvi laieneda lääne suunas? Ma ei tea. Ma arvan, et Venemaal on praegu niigi tegemist seal oma tohutu suure territooriumiga. Noh, ta pakkus ju USA-le ka, et USA firmad võiks ka tulla. Venemaal on praegu loodud nii-öelda väidetamisi Vene kodanikuliikumiste sõnutsi siis 70% Venemaa territooriumist on jaotatud nii-öelda sotsiaalmajandustsoonideks, mida renditakse välja siis nii rahvusvahelistele, võib-olla ka oma firmadele, eks ole, väga soodsatel tingimustel. Võib-olla seal 75 aastaks, et rajada kaevandusi, et rajada ettevõtteid. Ja Vene pakkus ju ka USA-le, et tulge meile kaevandama. Meil on vaja investoreid, meil on vaja tööjõudu, eks ole, nii edasi. No ma ei tea, Venemaa oli kunagi huvitatud Eesti fosforiidist, eks ju. Ja. Nüüd selgub, et siin on peale fosforiidi veel väga rikkalik vääris või nende muldmetallide, seesama, mis on Ukrainas, eks ole, mille varud järjest maailmas vähenevad. Et see on kuskil 2-8 meetrine kiht selle fosforiidi peal. Ja see on üsna suur maalahmakas, eks ole. Kuigi keegi väitis, et ikkagi maailma mastaabis on liiga väike, et siia mingid suurkorporatsioonid tõsiselt nagu hakkaks tulema. See töö saab ruttu otsa ühesõnaga. Et Ukraina on selles mõttes palju suurem tanner, kus seda ette võtta. Ja eks kõigepealt minnakse sinna, kus on suured suutäied, eks ju. No minu teada Ukraina nii-öelda siis see käpik president on juba ära lubanud selle Inglismaale. Jah. Inglismaa on niivõrd palju juhtinud ja aidanud ja toetanud ja kes selle rahulepingu katkestas, see oli Boris Johnson. Muidugi tollase USA valitsuse nõusolekul võib-olla isegi survel. See oleks olnud siis see Istanbuli väga hea leping, eks ole, mis seal kõik oli. Millest praegu pole nagu eriti midagi järgi jäänud. Ka nendest maadest. Ka nendest maadest ja see, mis Ukraina rahvaga toimub ja teiselt poolt ka Vene rahvaga muidugi selles konfliktis on ikka üsna jube. See on julm, genotsiid. See on julm. Aga mis sa arvad, mis saab Euroopast? Kas Euroopa Liit, kui pikka tulevikus Euroopa Liidule praegu ennustad? Jaa, Inglismaa on nüüd eraldi suurus, nagu me näeme. Ja on olnud seda läbi ajaloo, alates juba seal 15-16 sajand, alates Elizabeth esimesest, kui kujunes siis London City, kui tänane maailma finantskeskus, omaette suurus täiesti, millele ka Inglise kuningas allub. Ja kes siis, ütleme seal kapitalismi tekkeaegadel 19. sajandi keskel valitses majanduslikult tervet Euroopat. Kuna ta oskas endale allutada siis Euroopa salaühingud. Ja see lõppes hiljem siis, kui Preisimaa algatusel kujunes Saksamaa, siis Saksamaa heitis selle nii-öelda kõrvale ja see projekt nagu lõppes.
aga Euroopa Liidus, noh, me näeme, Prantsusmaa on väga tegus, kuigi ta on ka islamiseerunud. Prantsuse ja Saksa võimu erinevus on see, et Prantsusmaal on väga tugev presidentaalne võim. Tähendab, kõike saab teha väga operatiivselt ja väga kiiresti. Nii nagu Venemaal, nagu Trumpilgi praegu. Aga Saksamaa on niisugune, noh, aeglane niisugune parlamentaarne ja bürokraatia niisugune, et no ei jõua lihtsalt. Sündmused toimuvad nii kiiresti, ei jõua enam reageerida. Nii et mis saab Saksamaast? Alternatiiv for Deutschland sai vist teise koha valimiste, jah, 20% minu teada. Ja mida ta suudab, noh, ta oli muidugi eeskätt pagulaste vastu. Ja Ameerika ju ideoloog on ka praegu, et lõpetage see pagulaste sissevedu, et te hävitate ennast lihtsalt ja me ei saa sellisena, noh, teha teiega koostööd. Prantsusmaa on väga mobiilne. Prantsusmaa vahepeal käis kiibitsemas ka BRICS-i kokkutulekutel kuskil vist. Kuigi teda on, noh, tõrjutud. Aga keegi teda sinna ei kutsunud. Jah, ta ise tahtis. No ta ise, me näeme, kuidas Macron on hästi muutlik. Ja. Et täna see ja homme too ja noh, niimoodi hästi paindlikult. Kus poolt tuul puhub. Ja kord viime väed sisse ja siis mingil juhul ja vaadake, mis toimub praegu, eks ole, mis on toimunud Itaalia ja Soomega, eks ju. No Itaalias on niikuinii konservatiivid on võimul juba teist korda ja see 5 tähe liikumine on ka vist seal koalitsioonis, mis oli esimest korda. See oli tol ajal, kui rajati Eesti Elurikkuse Erakond. Siis oli mingid kontaktid isegi siin selle 5 tähe liikumisega. Ja Itaalia, no vot, Itaalia on üks Euroliidu rajajaid, eks ole, suur toetajaid Saksamaa ja Prantsusmaaga koos. Itaalia tundub olevat paindlik, et kas siis Itaalia loodab ka nii-öelda industrialiseeruda või säilitada oma industrialiseerumine, mis Saksamaal on nii hävitatud. Aga mis on perspektiiv? Vot mida inglased on tahtnud, kuidas nad on tahtnud nagu Ida-Euroopat saada siis oma sellesse makromajandustsooni, on siis taastada see Pospolita, see Poola, Leedu ja veel, eks ole, suurvürstiriik. Ma ei tea, kas ta vist katkes varem kui Esimene maailmasõda, kus tõesti hävitati neid impeeriumeid, 6 tükki vist kõik. Nii et Žečpospolita plaan oli inglastel siis Leedu, Poola, kus on praegu liberaalid võimul, Ukraina ja Valgevene. Aga kuna Valgevene ei olnud sellega nõus, siis see kukkus nagu läbi. Ja see on nagu pooleli praegu. Nüüd on siis Vatikanil oma projekt, mis näeb ette siis Austria-Ungari taastamist, mis oli üks impeeriumidest, kus on alles väga tugevad dünastiad. Noh, me näeme, miks Ungari on nii tugev, seal on ikka, noh, ta ju teises maailmasõjas oli Hitleri poolel, eks ole, ja seal on ka ilmselt dünastiad alles, need on siis Habsburgid, kes on väga võimas dünastia Euroopa musta aristokraatia seas, kes tegelikult on pidevalt tülis paavstiga, aga praegu nad on mõlemad nii-öelda Inglismaa vastu. Kuna Inglismaa tahab nõrgestada, eks ole, Euroopa Liitu, tahab anastada neid, saada oma makrotsooni sinna ja nii edasi. Et seal on eliitid omavahelised sellised võistlused või võitlused. Ja Poola on ju väga võimas riik, noh, Poola on ikka niisugune kasakate riik ja noh, võimsa, noh, ma ise mõtlesin ka, et kui Euroopa Liidust midagi muud järgi ja peale selle on ju veel Visegradi ühendus, mis on siis Ungari ja idaslaavlased. Seal on Ungari, seal on Poola
enne olid rahvuslased võimul Poolas, siis seda rõhutati. Seal on võib-olla Slovakkia, Tšehhi, eks ole, Bulgaaria võib-olla noh, ja mingi selline potentsiaal on seal ka olemas, kes ka võivad luua mingit oma tsooni näiteks, eks ole, selle idaslaavi identiteedi põhjal. Nii et nagu me näeme, siin on Euroopa ja mis saab siis nagu noh, Kreekast, väga kogukondlik maa, eks ole, väga vinge omaette süke, aga mis on ka läinud nagu suuresti Euroopa Liidu noh, nahka. Mis saab Hispaaniast? Portugal. Hispaania ja Portugal, jah. Vaat kui palju eestlasi on praegu läinud, eks ole, eeskätt siis sinna Lõuna-Hispaaniasse. Ja nüüd ma kuulsin, et Portugal, seal on, ma ei tea, kas siis kinnisvara äris on hästi madalad maksud. Et ma kuulsin, et minnakse ka, ettevõtjad lähevad ka Portugali. Ja Portugalis on ka üks väga huvitav maailmakuulus kommuun, Tamera. Ahaa. Seal on palju kommuune? Seal on palju kommuune, jah, aga ta on võib-olla minu jaoks vähemalt üks tuntumaid. Mille poolest? Seal uuritakse selliste vaba seksuaalsust. Nad tulid Seegi kommuunist Saksamaalt, väike süke grupp läks sinna väljaränne ja nad rajasid sinna poolkõrbe alale täieliku oaasi. Suure järve, metsa, noh, taimestiku, kõik täielik ime. Charles Eisenstein, kes on kirjutanud nüüd selle kuulsa raamatu Kliima uus lugu, käis seal. Ja siis ta imestas, mis seal on tehtud. Et muidu on poolkõrb, kes äkki on siuke lopsakas värk kõik. Ja nad varem ise tootsid rohkem, nüüd nad ostavad rohkem sisse, et see on nagu rentaablim neil. Aga neil on ka mingid oma energiaallikad seal, päikese ja tuule ja ma ei tea, mis seal on kõik. Ja neil on piiratud, nad ei võta praegu juurde minu teada, kuigi võib-olla paljud tahaks sinna minna. Et siuke tugev ökoküla nagu. Millist tulevikku sa näed Eestile, Eesti rahvale, Eesti maale? No Eesti rahva olukord on praegu raske, sest ühelt poolt fosforiidi kaevandamine väidetamisi hävitab meie põhjavee ja tuulikute pargid oma infraheliga nii-öelda muudavad üsna võimatuks seal nagu pikema aegse elamise. Nii et kõige hullem stsenaarium on see, et me oleme sunnitud lahkuma diasporaasse. Nagu on seda olnud juudid pikka aega, mis on 3 põhilist diasporaad, on juudid, armeenlased ja 3. oli vist foiniiklased. Tatarlased ka? Võimalik, aga noh, vähemalt selles nimekirjas, kes sealt edasi tuleb, ei tea. Ja venelased ka kindlasti, väga palju venelased on igal pool ja nad hoiavad ju kokku ja neil on omad linnaosad ja värgid New Yorgis ja kus kõik veedakse. Ja Türgis ja välis-Eesti on ka täiesti olemas, noh, juba vanadest aegadest mingil määral. Kunagi, see oli, ma ei tea, 10 või 15 aastat tagasi, mul oli siuke idee, et võiks olla sellised 3 Eesti koloniaalkeskust maailmas, erinevates piirkondades. Noh, sellistes just lõuna pool, kus on nagu kergem, noh, rasketel aegadel ellu jääda. Ei külmu ära ja 3 saaki aastas ja noh, niimoodi. Käisin Hispaanias, seal on niimoodi, et noh, ütleme seal mandlid ja apelsiinid ja need olid seal igal pool looduses. Mine võtta ja nii palju tahad. Pluss siis istandused veel. Jah. Et selles mõttes lõunapoolsetel rahvastel rasketel aegadel on muidugi kergem läbi tulla. Aga kui me ikkagi otsustame siia maa peale jääda, oma kodumaale, mis me peame selleks tegema, et see maa säiliks? Ja kas on veel võimalik seda pidurdada seda progressi, mida meie maa peale surutakse? No meil on ikkagi, ma ei oska teiste maadega võrrelda, aga meil on ikkagi väga tugev selline alternatiivkultuur, ütleme alternatiivne info.
et neid selliseid väljapaistvaid infoportaale on üsna mitmeid ja tuleb juurde järjest, eks ole, ja et selles mõttes noh, mingi intellektuaalne või loovintelligentslik eeldus on väga hea. Aga nad on kõik suht eraldi, nad ajavad ühte asja, muidugi täiendades üksteist ja nii edasi. Aga minu meelest ei ole nende vahel sellist nagu arutluskultuuri. Et need erinevad loomingulised isikud ja meeskonnad ja et nad tuleks kuidagi mitte ühekordselt, vaid noh, minu idee on see, et ikkagi järgmine aste inimese arengus on loov mõtlemine. Et algul me saame autentseks võib-olla oma tunnetes, eks ole, ei ole enam võltsid ja sellised masininimesed, nagu Gurdjiev ütleb, vaid me julgeme, me oskame oma hinge avada, me oskame ennast avada ja nii edasi üksteisele. Aga nüüd järgmine aste ongi, et kui me ühendame ka selle intellektuaalse loovuse. Ja siis tekivad sellised mõttekojad, mis on dialoogilised. Dialoog on siis selline lõputu loominguline koos edasimõtlemine. Sellel ei ole lõppu. Ja kui me omandame dialoogi nii-öelda oskuse, praktikas, seda saab harjutada, saab õppida, seal on muidugi mõned eeldused, mis tuleb enne täita. Me ei tohi näiteks projitseerida oma varju teistele. Siis me ei ole dialoogi võimelised ja meil on väga raske seda õppida ka. Et me peame selle nii-öelda sellitöö, nagu Jung ütleb, oleme ära teinud, et me vastutame ise, loome ise ja ei projitseeri mujale, eriti negatiivseid asju. Mis see tähendab, et me ei võiks kritiseerida süsteemi kui sellist. Seda tulebki kritiseerida ja teha seda niimoodi teaduslikult. Selle võrra, kui meil on selleks informatsiooni. Ja dialoogis sünnib siis järgmine ime nii-öelda, uus energia, täiesti uus energia, milleks on sünergia. Ja sünergia on üks selline vaimustav asi, sellest sünnib vaim. Kuna ta vaimustab, siis me hakkame olema nagu vaimus. Me koos filosofeerime, mõtleme, eks ole, avastame, taipame, üksteist täiendades ja samal ajal hakkab seal tekkima selline vaimu ehk sakraalne mõõde. Me hakkame tundma sellist, selle pinnalt tekivad vaimsed vennaskonnad. Või noh, keskajal tekkisid ordud, eks ole, religioossel pinnal tekkisid, ütleme, selline religioosne eliit, eks ole, seal võis ka müstikuid olla ja nii edasi. Religioosne, teoloogiline eliit, intellektuaalne religioosne eliit, eks ole, tekkisid ordud erinevate eesmärkidega, osa võib-olla halbade selliste, noh, selles mõttes, et vallutuslike, agressiivsete, teised võib-olla vastupidi ja nii edasi. See on omaette, noh, terve ajalugu, eks ole, mida on huvitav võib-olla kunagi uurida. Ja vot siis tekib see, mida Eesti rahvas kogeb iga 5 aasta tagant laulupeol. Selle 2 päeva jooksul, see rongkäik, see tantsupidu, see kõik, et seal toimub sisuliselt selline vennastumine, ühinemine, hinges ühinemine. See on hingeline ühinemine, see ei ole intellektuaalne ühinemine niivõrd. Aga ta on kunst kui selline laul, eks ole, ta on eeskätt emotsionaalne hingeline tasand. Nii oli meie laulev revolutsioon, eks ole, nii oli meie Balti kett ja nii edasi. Seal oli muidugi ka strateegia taga. Sest tollel oli ikkagi, kes juhtis seda pööret meil siit poolt nii-öelda oli ikkagi Loomeliitude kultuurinõukogu. Need olid eeskätt kirjanikud, aga ka teised. Kas meil on sellist eliiti tänapäeval veel alles, kes selliseid asju võiksid kureerida? Tänapäeval on iga ajastu nõuab oma eliiti, ma kujutan ette, et eliidi üks tunnus, kui me räägime intellektuaalsest eliidist, pole mitte ainult autentsus või loovus, eks ole, ka mõttetasandil, vaid ka haritus, erudeeritus. See tähendab uudishimu, kohutav õpivõime, avatus, dialoogivõime. Ja vot, mis suunas see haritus täna on, see ongi minu jaoks üks ongi see ühelt poolt, see on nagu, võtame Ken Wilberi need kõik 4 kvadranti, eks ole.
selle integraalse filosoofia põhiskeemi. Et seal on seesmine, välimine, kollektiivne ja sisemine. Et kaasaja intellektuaalne liit peaks valdama kõiki 4 kvadranti. See tähendab, esimene vasakpoolne ülemine kvadrant on meil sisemine isiklik maailm. See tähendab, siin on meie isiklik kasv, kuni selline välja, et meist saab müstik. Selle tipp on müstik või valgustama. Nii. Siis teine on all kollektiivne sisemine. See on vaimukultuur, eeskätt vaimukultuur. Aga kultuur tervikuna, eks ole. Ja seal võib meist saada tipus kultuurireformaator. Me uuendame kultuuri, arendame seda edasi. Toetudes nii-öelda eelnevale hiiglaste õlgadele. Siis on kolmas kvadrant on siis ülemine parempoolne on väline. Parempool on väline, vasakpool on seesmine. See on nüüd, kuidas me väliselt nagu käitume. Seal on ideaaliks ilmselt karismaatiline liider. Inimesed vaatavad, kuidas me väliselt käitume. Võib-olla tundmata sageli huvi, kes me seesmiselt oleme. Või kas seal on mingisugune erinevus. Kas me äkki väliselt oleme midagi muud, kui me seesmiselt oleme. Kas meie väline vastab meie seesmisele. Kui suur lõhe seal on. Kui suur lõhe on, jah. Et me võime juba tarka juttu ajada, aga seesmiselt on tunda, et see on lihtsalt teoreetiline teadmine, me lihtsalt targutame. Jeesus nimetas sellised, eks ole, kirjatarkadeks. Ei ole seda olemust. Olemus, mis on ja räägib enda eest, eks ole. Ja alumine, välimine on siis 4. on välimine kollektiivne. See on nüüd ühiskond. See on nüüd seadused, institutsioonid, ideoloogiad, maailmavaated, eks ole. Religioonid võib-olla lähevad sinna vasakule rohkem. Nii et see ühiskonna avangard peaks valdama kas või üksteist täiendades, dialoogiliselt täiendades. Peaks valdama kõiki neid 4. Nägema kõiki neid võimalusi ja perspektiive ja takistusi ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, kui me ei ole oma varjutööd ära teinud esimeses kvadrandis, mida Jung nimetab sellitööks. See ei ole meistritöö, see on sellitöö. Selle peaks inimene olema ära teinud kuskil 20. eluaastaks. Seda peaks juba haridus pakkuma. Haridus ja kultuur kui selline perekond ja nii edasi. Et me oleme teadlikud ka oma haavatud poolest, oma traumeeritud poolest. Ja et me oleme saanud selle kontrolli alla. Me oleme asunud seda integreerima. Me ei paiska seda teiste peale välja kogu aeg. Ja see takistab nüüd 4. sektoris, kus meil on juba ühiskond, eks ole, kogukonnad, mõttekojad. Me ei saa seal osaleda lihtsalt, sest meie sisemine esimene sellitöö on ära tegemata. Me peame seal olema jõudma nii-öelda tervikliku ego tasemele, kus persona pluss vari loob tervikliku ego Ken Wilberi sõnastuses. Ja seal on juba dialoogivõime alged olemas. Seal ei pruugi veel olla nii suurt loovust ja haridust ja kõike seda, eks ole. Aga see haridus võib ka olla eri tasanditel. Kui palju meie ühiskonnas on sellised inimesi, kes on selliseks dialoogiks kõlbulikud? Dialoogivõimelisi inimesi on palju. Aga nad on kuskil oma dialoogirühmades, mida me ei tea lihtsalt. Ma olin hiljuti ühel sünnipäeval, seal olid näiteks terapeudid, meil oli väga huvitav vestlus. Holistilised terapeudid, lõpetanud, kvalifitseeritud kõrgema astme eksperdid.